Tere hommikust kõigile, kes on täna meiega liitunud ja alustame oma tänase andmetarkuse veebinariga, mis on järjekorras juba 14. Tänaseks teemaks on andmeteaduse õpik ja kuidas ettevõtted sellest kasu saavad. Minu nimi on Jaanika Aan, olen andmeanalüüsi juht LHV Pangas ja minuga on täna siin Elena Sügis, Tartu Ülikooli terviseinformaatika lektor ja Nortali vanem andmeteadlane ja GenAI arendamise kaasjuht. Tere, Elena! Tere kõigile! Aitäh kutsumast! Enne, kui läheme sisu juurde, mainin paari sõnaga ka, kes või mis on andmetarkuse võrgustik. Tegemist on siis kogukonnaga, mis koondab endast nii andmehuvilisi kui ka eksperte, kui ka andmetega seonduvatest teemadest huvitunud inimesi erinevatelt elualadelt. Ja võrgustik koondub peamiselt LinkedIni grupis, kus meil on seal liikmeid peaaegu juba 500. Elena, sa võid panna slaidid ka, siis on hea ülevaade. Ja võrgustiku üheks eesmärgiks on siis jagada just selliseid praktilisi ja häid näiteid nii Eestis kui ka välismaalt, kuidas siis ikkagi andmete kaudu on võimalik rohkem väärtust luua ja üheskoos seda siis ka praktikasse viia. Ja seda püüame siis ka selliste taoliste lühiveebinaride käigus teha ja näiteid esile tuua. Live-webinarides osalejad saavad võimaluse küsida ka küsimusi. Palun kirjutage küsimused siia alla ja siis ma loen lõpus neid küsimusi ette. Jätame umbes 5-7 minutit, sõltuvalt siis küsimuste arvust lõpus vastamiseks. Ja veebinarid me salvestame, need on ka hiljem järele kuulatavad. Saate ka meie eelmisi veebinare YouTube'is leida ja järgi kuulata. Ja teen siin ka üleskutse kutsuda kõiki kuulajaid LinkedIni grupis jagama häid näiteid andmetest, nende kasutamisest ja tõstke julgelt küsimusi või aruteluteemasid, mis tunduvad teile hetkel olulised või mis vajaksid lähemat arutelu. Andmetarkuse võrgustiku laiemate eesmärkide ja tegevuste kohta saab lugeda võrgustiku manifestist. Dokument on kättesaadav läbi selle QR-koodi ja tutvustan teile kohe ka ära 2 järgmist veebinari. 23. märtsil räägime terviseandmetest ja 3. aprillil on meil teemaks andmetööstuses. Nii, aga liigume siis tänase veebinari juurde, milleks on andmeteaduse õpik ja kuidas ettevõtted sellest kasu võiksid saada. Elena, räägi mulle, mis ajendas sind seda raamatut kirjutama? See on väga hea küsimus ja tegelikult oli umbes 3 põhjust. Esimene muidugi on see, et me oleme lugenud päris palju uuringuid, et me näeme, et andmeteadust ja tehisintellekti kasutatakse praktiliselt igas valdkonnas. Ja hetkel inimesed otsivad kohti, kust need teadmisi saada, et kuidas rakendada andmeteaduse meetodeid, kuidas teha andmetepõhiseid otsuseid. Euroopa Liidu uuringud ja siis meie Eesti OSKA keskuse uuringud kaardistasid oskuse komplekti, oskuste nimekirja ja see oli üks põhjus, mis me mõtlesime, et kaasautoritega, et miks saaks sellest rohkem rääkida ja kirjutada ja õpetada. Teine põhjus oli puhtalt oma õppejõu kogemusest, minu kolleegiga ja kaasautoriga Ardi Tambuga ja Meelis Kulliga. Me oleme õpetanud
Tartu Ülikoolis ja Ardiga oleme teinud ka päris palju täiendõppekoolitusi, kuhu tulevad inimesed, kes on oma ala spetsialistid juba ja nad otsivad samuti lisainfot ja praktilist infot, et mis asi on andmeteadus, ma olen kuulnud sellest, mis asi on tehisintellekt, me oleme nii palju kuulnud sellest, aga kuidas ma saan seda rakendada oma valdkonnas, mida ma saan päriselt teha sellega. Ja see oli see oli teine põhjus ja kolmas põhjus on, mida ma ise praktikuna näen igapäevases töös andmeteadlasena. Ma näen, et kolleegid teistes erialades või lähierialades, nad ka vajavad neid teadmisi, et näiteks arendajatel on vaja, andmeinseneeridel on vaja sellist teadmist, et paremini, kuna me teeme väga palju andmeteaduse projektid või tehisintellekti projekte, GenAI projekte, siis tulemuste interpreteerimiseks on alati vaja aru saada, mida nad tulemused tähendavad ja kus võivad olla potentsiaalsed probleemid andmetest. Et me peame alustama päris algusest. Nii et need 3 põhjust põhimõtteliselt oligi. Väga super. Aga ma mõtlen, et töötan näiteks ettevõttes personalijuhina või olen turundusspetsialist. Kellele see õpik siis tegelikult on mõeldud päriselt? Jah, tegelikult ma näitan oma slaidid ka. Nii, kuidas me saame seda teha? Nii, lähme siia siis. Õpik on mõeldud tegelikult laiemale sihtrühmale. Et muidugi esimene, kuna see on kõrgkooli õpik, ta on mõeldud üliõpilastele, meie informaatika üliõpilastele ja õppejõududele, sest mida me oleme ka näinud oma kolleegidega, et eesti keeles on olemas tegelikult häid materjale ja neid on palju, aga need on fragmenteeritud. Ehk sükest terviklikku ülevaadet ei ole, kaasaegset ülevaadet ei ole. On olemas statistikaõpikud või veebikursused näiteks inglise keeles on ja, aga mitte kõik inimesed meie sihtrühmast, näiteks natukene vanemad inimesed, kes on juba töötanud oma erialas, eks ole, näiteks seesama su näide, et nad ei hakka otsima informatsiooni esimesena inglise keeles, ikkagi eesti keeles ja õpik saakski tutvustada neid meetodid ja juhtumuuringut just eesti keeles. Nii teine meie sihtrühma oli lähivaldkondade spetsialistid, ehk kes tahavad näiteks rohkem andmeteaduse tehisintellekti poole minna, näiteks arendajad, statistikud ja siis juhid ja teiste erialade spetsialistid. Näiteks, et marketingus sa saaksid teha ennast, ma natukene generaliseerin seda mõtet. Tihti, mida ma olen kogenud, inimesed teevad otsused omas erialast nagu kõhutunnu järgi. Ehk siis on head spetsialistid, kes on väga kogenud ja nende mudelid, ennustusmudelid on nende peas põhimõtteliselt. Aga see võiks olla natukene peetliks nende otsused, et kõhutunne järgi, eks ole. Et oleks alati hea vaadata andmetele ja siis põhjustada oma otsuseid. Et näiteks, kui me tahame aru saada, kellele peaks suunama näiteks oma turunduskampaaniat, siis me võime rakendada näiteks mingid klasteringut või kui meil on juba olemas, siis me võime klassifikatsioonimudelid luua, et paremini aru saada, mis on see sihtrühm näiteks ja mis on olulised omadused, selle sihtrühma omadused. Ehk siis see paremini aitab meil targetada meie sihtrühmale näiteks reklaami. Nii, ja näiteks juhtkonnale, miks see võiks olla huvitav, on see, et näiteks me oleme teinud analüüsi ja oleme näinud, et
mehed on nõus statistiliselt oluliselt nõus maksma rohkem mingi toode eest versus naised. Ja väga hea tulemus, kas me peame siis hinda tõstma? Et me näeme, et statistiliselt oluline erinevus on olemas. Aga siin on veel üks hea küsimus. Mis on nende hindade vahe on ju, kui palju mehed on nõus maksma rohkem, et kui see on 0,01 sent, kui me teeme sükest võrdlust, et kui see on 0,01 sent, siis võib-olla me ei peagi nii palju tähelepanu pöörama sellele tulemusele, eks ole. No võt, ja sest sükestest nüanssidest õpik räägibki. Me tutvustame algusest meetodid, aga see alati on mingi juhtumuuringu kontekstis. Me teame, et täiskasvanud inimesed õpivad kõige paremini just juhtumuuringute alusel, et kui me tutvustame mingi probleemi, siis näitame, kuidas see on lahendatud. Siis on lihtsam aru saada, miks just sellist meetodit on vaja. Sest meie lähenemine on alati, et me alustame probleemist, mitte meetodist. See on üsna tüüpiline tegelikult mitmetes ettevõtetes. Ja nagu ma mainisin, et õpik tegelikult pakub sükest praktilist vaadet, ehk siis rõhk on praktilistele lahendustele, mitte võib-olla üleliigsele teoreetilise keerukusele. Et see ongi, mida meie õpiku sihtrühm vajab, et tahavad lahendusi, nad ei taha võib-olla nii palju vaalimitest teada, aga kuidas, miks just see meetod ja mis potentsiaalsed väljakutsed selle meetodiga on seotud, näiteks millest me peame teadma, kui me hakkame üldse andmeteaduse projektist mõtlema. Vot sükst asjad. Ja raamat pakubki sükest terviklikku ülevaadet. Me tutvustame näiteks andmeteaduse valdkonnas kasutavat metoodikat, et kuidas rakendada, kust alustada on ju andmeteaduse probleemiga, projektiga. Millest peab mõtlema näiteks, mis on edukuse kriteeriumid ka äri poolt ja siis andmeteaduse poolt, kuidas valida meetodid, kuidas hinnata tulemusi. Ehk siis üks asi on, kui me oleme insenerid või andmeteadlased ja meile väga meeldivad meetodid, meetrikad, eks ole, et näidata, et jah, meil on kõige parem mudel, aga tihti me peame ikkagi äriettevõtte kontekstile seda panna. Mida see tähendab, et me tõstame näiteks oma õigsusmudelit, õigsus 10% võrra suuremaks? Ehk ja, no ühesõnaga, et alati peab tõlkima tagasi äri konteksti, eks ole. Ja ma toon ühe näite, Netflixi näide, ma ei tea, võib-olla te kuulajad juba teavad, kuna nad kõik on andmeteaduse huvilised, andmetarkuse huvilised. Netflix on teinud mõned aastad tagasi sükest võistlust, kus Netflix Price, kus eesmärk oli tõsta just nende ennustusmudeli õigsust 10% võrra suuremaks. Et nad leidsid, et see oleks hea edukuse kriteerium. Ja üks tiim on suutnud natukene isegi kõrgemat õigsust näidata ja on võitnud seda võistlust. Aga tuli välja, et see mudel on nii keeruline, et oli väga kallis seda mudelit panna productionisse, ehk siis Netflix ikkagi otsustas, et nad ei hakka kasutama seda mudelit. Ühesõnaga, seda peab ka natukene mõtlema, et üks asi, et me arendame mudelid või meetodid, aga see ei ole kõik. Ehk et siis tegelikult raamatust saab ka võib-olla hea ülevaade selle kohta, millele tähelepanu pöörata ja mis küsimusi juba üsna varakult küsida. Seda absoluutselt. Ja ma arvan, et see on üks praktiline viis. Kindlasti me ei taha näiteks äri inimestest või teiste ERA spetsialistidest teha andmeteadlasi. Absoluutselt mitte. Aga siiski see mõtlemisviis
seda me tutvustame, et terviklikult, kuidas terviklikult mõelda andmeteaduse või tehisintellekti projektides, see on väga sarnane tegelikult. Ma eile olen käinud Tuulelohe lend majanduskonverentsil ja seal tegelikult, ühesõnaga peamine sihtrühm olidki ettevõtted ja policymakerid. Mida ma olen näinud, et ikkagi tehisintellekt ja tehnoloogia on fookuses. Et ettevõtted tahavad olla konkurentsivõimelised ja selleks, et olla selles valdkonnas edukad, nad ikkagi peavad aru saama, et kust alustada, mis sobib, mis ei sobi, näiteks kuidas valida, kuidas teha otsuseid, näiteks build or buy. Kas ma pean oma lahendust, custom lahendust arendama või on mõistlikum osta näiteks toodena midagi ettevõttele. Ja. Aga ma tuleks tagasi natukene nende õpiku omaduste, sest mis on veel üks hea praktiline asi selles õpikus on, et nagu ma ütlesin, et õpikus on väga palju juhtumuuringuid, kus on detailselt selgitatud, mis oli probleem. Me kasutame CRISP-DM metodoloogiat ja iga juhtumuuring ongi selgitatud kasutades seda CRISP-DM metodoloogiat, kus on nipid ka, et kuidas paremini teha oma otsuseid, nagu millist metodit valida, mis on pros and cons, nagu sihukesed asjad. Ja lisaks me oleme loonud praktilised näited Pythonis, kasutades Python keeles ja kasutame Google Collaboratory keskkonda, kus on samuti kõik koodinäited on olemas, inimene võib tulla ja lihtsalt jooksutada koodi ja mis on hea, mida ma näiteks ise tihti otsin, et selgitused, mida see tulemus tähendab, miks see on hea, miks see ei ole hea. Võib-olla see on isegi olulisem, et kuidas ma tean, et see tulemus on hea. Ja siis on põhimõtteliselt nagu siis tegelikult lugeja saab ka ennast panna päriselt proovile. Just, et seal on päris palju harjutusi ja enesekontrolli küsimusi, et võiks kohe kontrollida, et kas teadmised on kinnistatud või mitte. Nii. Ja me saime ka tegelikult päris palju tähelepanu juba ja mida ma tahtsin teie käest küsida, et Jaanika, paku palun, et mitu alalaadimist meil on olemas praegu. Paku numbrit. Võite kõik kirjutada siia Q&A-sse numbrid, pakkuge. Ma ootan paar sekundit, kuna inimesed kirjutavad. Ma ei saa kahjuks pakkuda, sest ma nägin see numbrit väga-väga impressiv. Ja, me oleme uhked selle üle, et peaaegu 8000 alalaadimist, et ja, me ausalt öeldes me oleme uhked selle üle, et inimestele on huvi. Me juba oleme saanud tagasisidet kolleegidelt, ministeeriumilt, ettevõtetelt, et raamat juba toob väärtust, mis on väga tore. Et see ei ole ainult meie arvamust, vaid meie lugejate arvamust ka. Väga super. Millest mina võib-olla kõige suuremat väärtust näen ja sa võid Helena muidugi kinnitada seda või siis täpsustada, aga ma arvan, et täna kõige suurem probleem ettevõtetes, miks võib-olla andmeprojektid ei lähe lendu või ei lähe töösse, on see, et äri räägib oma keel, andmeinimesed räägivad oma keel, see raamat aitab nii-öelda seda silda nende kahe vahel tekitada ja et selline suhtlemine oleks nagu ühes nagu keeles, et räägitakse samadest terminitest, osatakse küsida õigeid küsimusi. Kuidas sul tundub see?
ja ma olen absoluutselt nõus ja ma avaldan saladuse, et Janika oli meile raamatu retsensent ja ta pakkus väga praktilist aspektist kirjutada. See on investeeringute tagastatavus ehk siis return of investment, meie ROI. Väga praktiline teema näiteks ettevõtete jaoks. Ja seesama, ma arvan, et see on väga hästi seotud selle sama aspektiga, mida ma alguses mainisin, et inseneride jaoks on oluline, et mu mudel oleks kõige parem, eks ole. Äri jaoks on vaja, et ma tahan raha teenida selle või optimeerida mingi säästa raha näiteks. Ja kuidas need tulemused või eesmärgid nagu kokku viia? Just see CRISP-DM metodoloogia tegelikult räägibki. Ma võib-olla natukene akadeemilises keeles praegu, aga point on selles, et need eesmärgid ei ole alati eraldiseisvad, nad on alati seotud. Ehk siis raamatust me võimegi, raamat räägibki sellest, et kuidas need ärieesmärgi kokku viia andmeteaduse või andmeteaduse eesmärkidega ja kuidas hinnata neid tulemusi. Aga me oleme Nortalis teinud analüüsi, miks sellised projektid näiteks, umbes statistika on umbes selline, et 70% tehisintellekti projektidest kahjuks jäävad POC ehk siis proof of concept faasi ja nad ei lähe edasi productionisse. Ja suured põhjused on, ma ütleks, et üks on eelarve küsimus on ju ja return of investments ehk siis tihti mõeldatakse ainult proof of concept perioodile ehk me arendame mudelit, näitame, et see töötab, aga edaspidi, kui palju investeeringut on vaja näiteks, et mudelit monitoorida, edasi retreenida ja muud infrastruktuuri kulud. Sellest tihti kuidagi unustatakse ära, aga see on väga suur osa. Ja sellest me ka räägime tegelikult õpikust just see return of investments osas. Ja. No praktiliselt näiteks ma võin veel rääkida natukene, et õpikus seda ei ole, aga Ott Velsbergiga ja teistega me oleme arutanud, et miks need projektid ei lenda. Üks põhjus, mitte tehniline põhjus, on see, et projektidel peaks olema tugev omanik, kes viib neid edasi. Et tihti inimestel on mingi roll, eriti avalikus sektoris, on oma tööroll ja siis kõik need lisaalgutused on lisakohustused ja ei ole väga hästi selle rolliga seotud. Nii et projektil peab olema projekti omanik. See on ka tõesti väga hea, et selle välja tõid, et see, ma arvan, on kindlasti üks oluline aspekt projekti õnnestumisel. Üks küsimus on ka tulnud. Küsitakse, et kui palju on õpikus andmekvaliteedi kohta infot? Ja et kuidas hinnata andmete kvaliteedi. Terve alampeatükk. See on väga oluline aspekt. Ehk siis ja me tegelikult alampeatükk sellest, et andmete kvaliteedist, kuidas veenduda, et andmed on heas kvaliteedis, lisaks praktilised näited ka kontrollivad seda ja näitavad, et mida see tähendab, et selle küsimuse lahendamiseks on piisavalt andmeid, et andmeid on heas kvaliteedis ja nad on esinduslikud. Ehk siis me saame tegelikult vastata küsimusele, kasutades neid algandmeid. Ja tegelikult CRISP-DM-i metodoloogia räägibki
sellest, et teise sammuna peale seda, kui me juba oleme valinud oma äriküsimuse, eks ole, oleme tõlgendanud seda andmeteaduse küsimuseks, siis me hakkame andmetele vaatama, et millised andmed meil on vaja, mis kvaliteedis nad on, kust me saame need andmeid, kas meil on mingid piirangud ja nii edasi. Vot. Et andmete kvaliteedis on päris palju, ma ütleks seal. Ja me räägime ka headest tavadest, et kuidas siis hoida andmeid, kuidas korrastada andmeid, kuidas veenduda, et nad on analüüsi jaoks valmis ja sobilikud. Väga hea. Nii, aga ma võib-olla enda poolt küsiksin selle, et mida sina sooviksid, et lugejad sellest raamatust võib-olla ühe asja nagu vähemalt siis kaasa võtaksid? Hea küsimus. Okei, jah, mina ajan oma mantrad, et andmeteaduse eesmärgid ei ole andmeteaduse eesmärgid ja ärieesmärgid on väga hästi omavahel seotud. Ja mõlemast peab mõtlema, kui me hakkame andmeteaduse projekti, kui me alustame andmeteaduse projekti, jah. Mis teemal sa järgmise raamatu kirjutaksid? Oi, appi. Tahaks rohkem tegelikult tehisintellektist rääkida ja võib-olla suurtest keelemudelitest, kuna see on peamine fookus praegu. Aga ma tean, et me oleme inspireerinud juba päris palju kolleege ja nüüd näiteks statistikud hakkavad kirjutama uuendatud raamatud ja andmehaldurid hakkavad kirjutama uuendatud raamatud. Nii et ma näen juba oma töö vilja. Aga see raamat, tehniliselt see on digiõpik, seda saab kursislehelt, Arvutiteaduse Instituudi kursislehelt. Siin on see link. Google'dades seda ka leidub, aga tegelikult selle raamatu teostamine oli võimalik tänu paljudele inimestele. Suur aitäh meile retsensentidele. Jaanika, sa oled väga palju panustanud meie raamatu kirjutamisele. Ja siis meil oli keeletoimetaja, kes tegi meie stiili paremaks. Disainerid muidugi Arvutiteaduse Instituudi meeskond, kes toetas meid ja Eesti Keele Instituut ja Haridusministeerium, kes rahastasid meie õpikut. Ja muidugi meie autorid, kaasautorid Ardi Tambu, Anna Aljanaki, Mark Fischel ja Meelis Kull. Ma arvan, et selle raamatu kirjutamine ja väljalaskmine on päris oluline samm nii-öelda Eesti andmekirjaoskuses. Et ma olen ise ka väga tänulik, Helena, et autoritega selle tee ette võtsite, et see oli tegelikult päris pikk ja aukas töö, mis tegelikult oli, et ma ise olen sellest väga palju väärtust saanud ja sooviks, et see oleks igal ettevõttel nagu võib-olla piibel on liiga palju öeldud, aga selles mõttes, et tõesti, et nagu ettevõtted, kes soovivad muutuda rohkem andmete põhiseks, siis see võiks olla küll see raamat, kust alustada. Et suured tänud, Helena. Suur aitäh. Nii, vaatan hetkel küsimusi. Okei, kui me veel võiks rääkida et kindlasti vaadake, seal on näited, praktilised näited erinevatest valdkondadest, tervishoid, finantsiline valdkond, tootmine. Põhimõtteliselt saaks, ma arvan, igaüks leiab midagi huvitavat enda jaoks
ja praktilises osast ma räägin, et seal on niisugust väga hea ülevaade, meil on teemadest, ma mõtlen, et see on niisugune, te saate ma ei tea, statistikast, näiteks AB-testingust teada, masinõppest, ennustavatest mudelitest ja me räägime ka suurtest keelemudelitest, generatiivsetest mudelitest. No, keelemudelid on üks osa, mis on väga populaarsed praegu. Teine osa muidugi on piltide analüüsid ja räägime nagu lihtsamatest meetoditest natukene, aga ka transformerite mudelitest. Ehk siis, kui te tahate rohkem nagu süveneda niisuguse keerulistele meetoditele, seda saab ka teha. Õpik annab väga-väga palju. Jaa, kuigi ta ei ole väga... Ja, kui ka... Kõige keerulisem osa tegelikult oli, et kuidas kirjutada ta, kuidas mitte teha ta 500-liseks, mitte 500, vaid natukene lühemalt, sest on palju teemasid, millest tahaks rääkida alati ja sügavalt. Hästi, aga selliste ilusate mõtetega tõmbame siin meie 14. webinari kokku. Olete oodatud kõik meie järgmisesse webinaridesse ja suured tänud, Helena. Kohtume veelgi. Head päeva! Ciao!